Nüüd siis ma teen selle muusikasaate nii-öelda järgi. Nii, muusikasaate me tegime nii. Kõigepealt natukene siin. Võtasin seda. Oliver Lepik oli. Mängis pilli, ta on lõõtspillimängija, Elva lõõtspillimängija. Kui tuntud, käis eelmine aasta harmoonikal ja läheb sel aastal ka sinna harmoonikale lõõtspilli mängimas. Eelmine aasta käis võistlu mängimisel, alustas eelmine aasta lõõtspilli mänguga. Peale selle muusikakoolis on ta mänginud klaverit. Kunagi õppis muusikakoolis klaverit Elva muusikakoolis. Lõpetas selle. Ma lõpetasin ka muusikakooli eelmine aasta. Mina mängin kordinit. Mängisime erinevaid lugusid. Ja tegime juttu muusikast, kes mida kuulab, mida mängib. Ja muidugi kuulasime natuke muusikat. Aga kuna Oliveri täna siin ei ole, Oliver on ikkagi 12. klassi õpilane, ta ei saa Oliveri täna siin ei ole, siis muusikat teeb mida. Vabandan selle eest, mis juhtus, et me rohkem mängisime muusikat, kui rääkisime seda osas. Vabandan selle eest, et heli ära kadus. Ma tõesti ei tea, mis juhtus. Ma ei tea, mis nende 2 saatega juhtus. Igatahes heli kadus ära. Teise saate proovin ma varsti uuesti teha. Natuke teistmoodi, aga proovin uuesti teha. Oliveri täna siin ei ole. Siis üritan mina muusikat mängida. Rääkisime igasugustest asjadest. Oliver tegi oma 11. klassi on vaja teha uurimustöö. Või siis, praktiliselt võiks ka teha. Uurimustöö, praktiline töö, projekt. Mõni see veel. Selline töö. Oliver tegi eelmine aasta selle töö. Tegi töö lõõtspillist ja lõõtspillimängijaks mängis seda lõõtspilli. Minu selle aasta töö on oma lugu kirjutada. Ja siis pean pärast sellega ette mängima. Aga nüüd siis. Te pidea topedia.
lõõtspilli ja akordioni vahe siis. Lõõtspill, akordion niimoodi, et ühel pool on klaviatuur ja teisel pool on nupud. Lõõtspilli on mõlema pool nupud. Ja akordioniga ühtepidi tõmbad, tuleb sama hääl. Ühtepidi tõmbad ja teistpidi tõmbad, tuleb sama hääl välja akordion. Aga lõõtspilli tuleb erinev hääl. Ja erinevad noodid tulevad välja ühtepidi ja teistpidi tõmmates. Akordion tuleb sama. Karmuskal tuleb ka sama. Karmuskal on nagu lõõtspill, ainult et sama hääl tuleb välja. Tepo lõõtsa eripära on see, et Tepo lõõtsal on üks metallvarras seal lõõtsa sees seal. Lõõtsa sees. See on üks metallvarras. Tepo lõõtsa mõtles välja Tepo. August Tepo vist oli see. August Tepo, sealt tuleb ka see nimi. Tepo lõõts. Ehk siis eestlaste leiutis. Praegu Aivar Tepo on teid seal. Neid erinevaid. Aivar on neid lõõtsa videoid. Oliver läheb sel aastal ka harmoonikale. Laulupeale läheb ka sel aastal. Laulupea lugusid on. Laulupeal on selline asi. Pillipeole läheb ta. Otseselt mitte laulupeale, vaid pillipeale. Pillipeale ja pillipeal õpin need lõõtsupillid ära. Mängib seal lõõtsa orkestrisse mängima. Aga, jah. Jah, aga. Lõõtspill lugu Scharberg. Läänemere lained. Läänemere lained. Kuulda, tuli natuke kehvasti välja. Aga jah, lisaks sellele kuulasime veel muusikat kõlaritest ja mängisin natukene kitarri. Ma proovin nüüd natuke kitarri ka mängida.
lisaks sellele tuli harjutuse alla veel laulupidu ja vaatasime laulupeo laule erinevaid ja kuulasime erinevaid igasuguseid laule. Räpist kuni ma ei tea milleni välja, laulupeo lauludeni välja. Põhimõtteliselt kõike. Nublut kuulasime, Plutot ja Viit Miinust ja Viis Miinust Nublu Pluto, see ühislugu. Ja seda hiljuti, asun nüüd seda, kes ta on? Kuulasime seda. Üllar Jörbergi kuulasime ja veel Terminaatorit ja ühesõnaga täiesti seinast seina muusikat. See Oliveri ema, kes käib ka laulukooris, laulub ja laulikut ja kas siin, see on paar päris hullu lugu. Ma ei tea, ma vist ei jõua lõpuni laulda. Teeme ära, teeme ära, teeme ära. Teisem saab sellised suuga suure linna käega kärbse pesa, mis vahelduvad oma vahel. Ja teine lausa teeme ära. On nüüd headega. Tšau!